Tere tulemast meie tervishoiuteenuse osutajate kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse ja vastutuskindlustuse enda veebiseminarile. Mina olen Liisi Murde-Parvelt, isikindlustusmaakleri tootearendusosakonna juht ja täna on siis siin minuga patsiendikindlustusest ja patsiendikindlustuse seadusest rääkimas Vaideni advokaadibüroo kindlustusõiguse vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik. Tervist! Tere hommikust! Ja, ütlen kohe nüüd alguses ära ka selle, et kui me nüüd tänast veebiseminari ette valmistasime, siis oli olukord patsiendikindlustuse turul veidi teine, kui ta on nüüd kujunenud tänaseks, aga mis siis vahepeal on toimunud ja mis olukorras hetkel oleme, et sellest siis räägime veebiseminari lõpus. Aga kõigepealt ikkagi needsamad teemad, mis me oleme tänaseks ette valmistanud ja annakski siis sõnajärje üle Olavi-Jüri Luigele. Tänud! Ma 2 sõna tutvustan ennast, et lisaks sellele, et olen vandeadvokaat, kes tegeleb kindlustusasjadega, olen ka kindlustusõiguse õppejõud ja olen mitmete õpikute autor ja olen kaasa arvatud osalenud selles töögrupis, mis tänast arutelule tulevat seadust puudutab. Nüüd lisaks sellele, et 1. novembrist jõustub tervishoiuteenuse osutajate kohustuslik vastutuskindlustus või teisisõnu arstide vastutuskindlustus või algse nimega patsiendikindlustus, on viimase paari aasta jooksul tegelikult meditsiini puudutavas vastutuses reform päris suur olnud. Et mõni aasta tagasi alles jõustus ka vaktsiinikindlustus, ehk siis kõik isikud, kes saavad vaktsiini tõttu kahjustada, nendele tekkinud kahju hüvitamine käib ka läbi kindlustussüsteemi. Tõsi, ta käib läbi riikliku kindlustussüsteemi, ta käib läbi Tervisekassa. Ja arstide vastutuskindlustus, ehk siis tervishoiuteenuse osutaja kohustuslik vastutuskindlustus, mis novembrist jõustub, siis katab ülejäänud valdkonnad ära. Et toon ka välja selle, et olen koos kaasautoritega sellel teemal õpiku kirjutanud, et keda huvitab, see on õigusteaduslik õpik ja kirjastusest Juura, mis käsitleb siis nii seda seadust, millest me täna räägime, kui ka siis vaktsiinikindlustust, et on ka õpik selle kohta olemas. Minu tänase jutu sisu on eelkõige ma räägin nendest olukordadest, millal tervishoiuteenuse osutajad vastutavad, ehk siis missuguseid juhtumeid kindlustus peaks katma. Et kindlustuse poole pealt räägib mul kolleeg Liisi pärast, aga mina just räägin seda poolt, mis on need praktilised probleemid. Et me peame aru saama kõigepealt teatud olulistest terminitest. Et paraku kuigi eraõigus on uues kehtinud Eestis 30 aastat, siis peab ütlema, et kõik, mis puudutab arstide vastutust, on terminoloogias paras segapudru. Ja seetõttu ma esmalt käiksin läbi, mis on patsiendiohutusjuhtum, mis on tüsistus, mis on raviviga, mis on ravimiga, mis on diagnoosiviga, mis asi on organisatoorsete kohustuste rikkumine, mis on infektsioon ehk nakkus ja millal siis vastutab tervishoiuteenuse osutaja kasutatavate seadmete eest. Ma lihtsalt sissejuhatuseks toon sellise näite, et sõna tüsistus kasutatakse Eestis niivõrd paljudes erinevates kontekstides, et see tekitab hästi palju segadust. Nüüd esimene oluline termin on patsiendiohutusjuhtum, et kuigi nüüdisaegne meditsiin on väga heal tasemel, ei pruugi ka kõige paremal tasemel teenuse osutamine alati anda soovitud resultaati. Ja need põhjused võivad olla väga erinevad. Meie inimeste organismid on erinevad, et minu organism võib valuvaigistile reageerida ühtepidi, kui sinu oma Liisi näiteks. Samamoodi on ka operatsiooniga või ka luumurruga tavalisega, et ühel inimesel paraneb see ühe kiirusega, teisel teise kiirusega. Nüüd patsiendi ohutusjuhtumi süsteem on sellepärast väga oluline, et tänane ilma kindlustuseta süsteem on paraku suunatud pigem sellele, et arstid ei räägiks oma juhtumitest ja teised arstid ei saa õppida juhtumitest. Ja miks nad ei räägi, on isikliku vastutuse hirm ja on ka kriminaalvastutuse hirm.
Nüüd uue süsteemi järgi peab hakkama patsiendi ohutusjuhtumitest teavitama. Ja patsiendi ohutusjuhtum ei tähenda seda, et kahju on veel saabunud, vaid patsiendi juhtum on mis tahes soovimatu või ootamatu juhtum, mille tagajärjel on võinud või võib patsient kahjustada. Ja see tähendab seda, et patsiendi ohutusjuhtum võib luua patsiendil ohu. Ja niisugused juhtumid tulevikus tuleb deklareerida, tuleb ilusasti kirja panna ja need on siis, kui kindlustus jõustub, ka kindlustusseltsile ja see on ka politseile, kui peaks mingi kriminaalasi algatatama, seetõttu, et keegi on tervisekahjustuse saanud, oluline informatsiooniallikas ja see annab võimaluse arstil vabaneda karistusõiguslikust vastutusest. Nüüd, see suurim terminoloogiline koht on sõnaga tüsistus. Tüsistus on tegelikult üldmõiste, et tüsistus on igasugune ebasoodne haigus või ravikulg, et mitte iga tüsistus ei tähenda seda, et tegemist on veel arsti vastutusega, et nii nagu ma rääkisin, eks ju, et minu jalaluumurd võib paraneda 2 korda aeglasemalt kui sinu jalaluumurd näiteks, see võib olla tüsistus. Tüsistus võib olla ka see, et minu organism ei allu mingisugusele ravimile. Arusaadavalt ju arst ei saa sellisest juhtumi eest vastutada. Nüüd tüsistuste esinemissagedus üldmõistena on päris suur, et menetlustüsistusi ei saa päris kindlasti öelda, kuid ilmselgelt invasiivses meditsiinis ehk siis eriti kirurgilistel operatsioonidel on see kõige suurem. Et Eestis tehakse aastas umbes 100 000 operatsiooni ja 3–30% juhtumitest võib tüsistusi olla. Et kui me vaatame ka PERHi ja TÜKi ehk siis Tartu Ülikooli Kliinikumi andmeid, siis tegelikult tüsistusi on 5–10% juhtumitest. Ja see on see koht nüüd, kus tuleb aru saada, et mitte iga tüsistus pole arsti vastutus, et see on kahjuks tihti inimeste reaktsioon, et oli tüsistus, on vastutus. Ei, see nii ei ole. Ja kus see vahe jookseb sisse? Vahe jookseb sisse sellest küsimusest, et kas tegemist on välditava või mitte välditava tüsistusega. Et mitte välditava tüsistuse tekke puhul on ju see, et seda ei saa vähendada, kuivõrd siis kas meditsiin ei ole arenenud nii kaugele või patsiente järgi arsti suuniseid, et arusaadavalt sellisel juhul arst ei saa vastutada. Välditavad tüsistused sealjuures jälle on need, mida tavapäraste ohutusmeetmete rakendamisel oleks saanud siis patsiendile negatiivse tagajärje tekkimist vältida. Ja sealjuures tuginetakse tõenduspõhise meditsiini seisukohtadele, eks ju, see on hästi oluline, et tõenduspõhine meditsiin on see, kuidas tuvastatakse. Ja ma ütlen kohe ennetavalt ära, et see ei ole õiguslik küsimus, et kes siis ütleb, eks ju, et kas on välditav või mitte välditav tüsistus. Seda oskab ikka öelda eriala professionaal, ehk siis teine tervishoiuteenuse osutaja, teine arst saab öelda, et näete, et tavaliselt on tegemist, ravitakse seda selliselt või tolleselt, see arst selliselt ei teinud, et näed, haiglasse EMO-sse saabtus inimene selliste sümptomitega, oleks pidanud tegema sellised uuringud, aga ei tehtud, järelikult on siin see probleem. Et sellise hinnangu annab kindlasti alati teine arst, mitte ei anna selle hinnangut ei jurist ega keegi kolmas isik. Nüüd mitte välditava tüsistuse tekkeni, nagu ma ennem ütlesin, võib viia tegelikult ka patsiendi tegevused ravi ajastamisel. Näiteks ta ei tule visiidile või siis eirab ravijuhiseid, mida on öeldud, ei võta ravimeid selliselt, et see on siis mittevälditav tüsistus, millisel juhul tervishoiuteenuse osutaja ei vastuta. Nüüd, kuulajad on esitanud küsimuse, et kui palju peab patsient taluma,
et kas näiteks on meil ette saadetud, et kui veeniverevõtu järgne sinikas ei luba sõita surfilaagrisse ja tuleb osta sõidupiletid. Et see on nüüd natukene üle võlli näide, aga tegelikult vastus on ju väga lihtne, kas tavapäraselt sellise protseduuriga tuleb selline tagajärg ja kas seda tuleb taluda või mitte. Et see, et veeniverevõtu järgi tuleb sinikas, seda tuleb keskmisest rohkem ette, see on tavapärane, see on selle protseduuriga kaasas käiv risk ja seda peab inimene taluma, et arst ei saa seda täies ulatuses ära hoida. Ehk siis ka siin on vastus tegelikult selles, et kas see on välditav või mitte välditav, eelduslikult see ei ole välditav, sest et osadel inimestel paraku tekivad sinikad. Nüüd järgmine küsimus terminoloogiliselt, et mis on raviviga, et raviveaks on siis arst osutab tervishoiuteenustuse lepingu alusel ja arst peab osutama ravi siis vastavalt Euroopa Liidu keskmisele tasemele. Ja kui seda ei ole osutatud keskmisele tasemele ja see toob kaasa kahju, sellisel juhul on tegemist arsti vastutusega. Ja arsti teaduse üldist taset hõlmab need meetodid, mida käsitletakse arstide väljaõppes, täiendkoolitusel ja sellest madalam siis teenuse osutamine on probleem. Ehk siis me ei vaata ainult Eesti taset, vaid vaatame Euroopa Liidu taset. Ja nüüd arstiteaduse üldise taset aitavad välja selgitada muuhulgas ravijuhised, et nii Eesti enda sisesed ravijuhised, kui vahel on ka haiglate ravijuhised, kui ka rahvusvahelised ravijuhised. Et kui on olemas rahvusvahelised ravijuhised, siis tegelikult arstid peavad hoidma ennast ka nendega kursis ja nagu siis sellest madalamal tasemel osutatakse ravi, siis võib olla tegemist raviveaga. Ja kindlasti ei ole tasemeks professori tase, vaid vaadatakse keskmist taset, eks ju. Nüüd, ja raviviga on näiteks siis vale või mittetäieliku diagnoosi panemine, ebaõiged ravimeetodid ja nii edasi. Samamoodi ka ebaõigete ravimite andmine. Nüüd, millest tuleb aru saada, et kui inimene läheb arsti juurde, siis arsti ei saa tagada talle, et ta annab tervise tagasi, et inimene paraneb kindlasti. Küll peab ta osutama teenust keskmisel Euroopa Liidu tasemel. Samamoodi arstid vastutavad või tervishoiuteenuse osutaja vastutavad ka laborivigade eest. Et ma natukese aja pärast toon ühe praktilise näite, kus arst tellis laborist siis proovid, sai proovitulemustele peale vaadates kõik oli ilusti õige, aga labor oli teinud vea, laboriseade oli valesti seadistatud. Ka sellisel juhul tegelikult arst vastutab. Olavi Jüri, ma nüüd korra küsin vahele, et see sama näide, et laboris siis tuli põhimõtteliselt vale tulemus ja sa ütlesid, et ka sellisel juhul arst vastutab, et reaalsuses siis ilmselt esitatakse nõue arsti vastu, aga nüüd tegelikult arst ju ikkagi usaldas laborist tulnud tulemusi, et kuidas see siis seal nagu nii-öelda labori ja arsti omavahel need asjad siis paika pannakse? See on nagu trikiga küsimus, see oleneb sellest, et kas labor on sama haigla koosseisus või ei ole. Kui ta on väljaspoolt sisse ostetud teenus, siis arusaadavalt tegelikult sisesuhtes haigla ja laboriteenuse osutaja, haigla saab omakorda kahjuvitamise nõude edasi esitada. Aga selles konkreetses näites, mis mõni slaid edasi tuleb, on täpselt selline juhtum, kus arst vaatas, tulemused olid õiged, aga kahjuks viis see fataalse tulemuseni, sest laboris oli seade valesti seadistatud. Nüüd, mis on veel nagu oluline aru saada ja mis on arstides tekitab vahel natukene hämmingut, et arstid vastutavad süüliselt. Et ka selle seaduse tegemisel arstid üritasid öelda, et me ei taha süüliselt vastutada, et keegi ei tee ju süüliselt midagi. Et siin ma
soovitan lihtsalt ära unustada see sõna süü, et see on lihtsalt juristide nõme kuiv keelepruuk, et tegelikult süüline vastutus õiguslikus mõttes on arstidele kasulik, sest süüline vastutus tähendab seda, et on võimalik süü puudumist tõendada ja kui süüd ei ole, siis arst ei vastuta. Et ei tasu arstidel karta seda terminit süüline vastutus. Nüüd järgmine küsimus ongi see, millele ma tegelikult juba vastasin ära, et kes on need otsustajad, kes ütlevad, et tegu on raviveaga ja kuidas see protsess välja näeb. Et täna, kui minu kui advokaadi juurde tuleb patsient, kes ütleb, et minu arvates mul on arst mingi vea teinud, et näed, mul on nüüd niisugune asi, siis minu esimene vastus on talle see, et kulla inimene, palun leida keegi konkureeriv arst, kes üritaks selgitada ja põhjendada, kas see nii on. Sest et jurist ei saa sellist hinnangut anda. Et loomulikult jurist saab anda hinnangu, kui operatsiooni aeg unustatakse haava sisse mingisugune instrument, et see on ilmselgelt kohe arusaadav. Aga seda, et kas mingi ravimeetod oli õige või vale, kas arst õigesti diagnoosis või mitte, oskab öelda teine arst. Nüüd kui hetkeseisus enne selle seaduse jõustumist on meil olemas ka tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, mis tegutseb Sotsiaalministeeriumi juures, et ka selle poole on täna kuni seaduse jõustumiseni võimalik pöörduda, kes siis aitavad seda tuvastada. Et tulevikus, kui nüüd see kindlustus jõustub, siis see on koostöö kindlustusandjaga, aga loomulikult ega patsient peab suutma siiski kuidagi põhistada seda, et miks see on raviviga, et see ei ole nii, et mulle tulemus ei meeldi, et lugesin internetist, et jalaluu paraneb 3 nädalaga, mul läks 5 nädalat, et see ongi nüüd arsti vastutus, et see ongi see, mis ma ütlen, et see võib olla hoopis tüsistus, mis on organismi eripärast tulenev. Nüüd, ma korra jälle segan vahele, et Olav Jüri, aga ilmselt siis selliseid nõudeid meil ikkagi hakkab tulema ja selliste teemadega me peame kokku puutuma, mis siis tekitab tulevikus päris palju koormust juurde. See on tegelikult ka täna. Ma usun, et kõik arstid on kokku puutunud vähem või rohkem rahulolematute patsientidega. Et see on paraku elu osa. Kindlasti ka uue seadusega tuleb alusetuid nõudeid ja kindlasti on ka olukordasid, mis on väga vaieldavad, eks ju. Et ma toon siin ennetavalt, tahtsin küll pärast hiljem rääkida ühe näite, meeste eesnäärme kasvaja. Et kuni veel mõni aasta tagasi Eestis oli valitsev arusaamine, et meest tuleb sisuliselt seest tühjaks lõigata, mis toob kaasa selle, et meestel pidamine kaob, impotentsus ja nii edasi, siis Euroopas arstid jõudsid juba ammu sinna, et ei ole mõtet mehi lõigata, sellepärast, et lõigatud mehed ja mitte lõigatud mehed elavad täpselt ühekaua. Ja miks inimesele seda tekitada, eks ju. Et eks siis see on niisugune keerulised küsimused. Nüüd, ravivea alamliik on ravimivead, et siin slaidil on teil üks kohtulahend, aga neid olukordasid võib olla ju palju, et patsient saab perearsti selgitusest valesti aru ja manustab ravimit vales hulgas või siis arst ignoreerib retseptikeskkonna hoiatust ning määrab hoopis mingisuguse muu raviskeemi võrreldes sellega, mida ta peaks. Või siis palatis ravimeid jagades ajab õde 2 patsienti segamini, annab valele patsiendile vale ravimi. Et reeglina või üldreeglina niisugused ravimivead ei vii negatiivse tagajärjeni, samas nad võivad viia. Kus on see praktiliselt üks suurimaid küsimusi on nõndanimetatud off-label ravimid. Et on palju ravimeid, mida arstid teavad, et neid saab kasutada mingisuguseks ravimikseks, mingi asja ravimiseks, aga mis pole ära veel testitud, ehk siis ravimitootja ei soovita selleks. Et üks klassikalisemaid näiteid, väga populaarne kaalulangetusravim on praegu Ozempic. Ozempic oli alguses ette nähtud ilmselgelt siis ju suhkruhaiguse raviks ja see oli ka tootja poolt niimoodi ette nähtud. Ühel hetkel nähti, et see alandab ka kaalu ja arstid hakkasid selle jaoks teda välja kirjutama. Kui tootja ei ole seda öelnud, et see on selleks ja nüüd
sellel tootja poolt mitte ette nähtud kasutamisviisi puhul see toob kaasa kahju, sellisel juhul arst ilmselgelt vastutab. Ozempicu puhul väidetakse, ma ei ole seda üle kontrollinud, et tänaseks ta enam ei ole off-label, et tegelikult ka kaalulangetus on ette nähtud, aga Ozempic oli niisugune hea näide ravimivea kaasusest. Aga jälle vabandust, et ma küsin jälle korra vahele, lihtsalt endal on kogemusi olnud, et kuidas on nagu ravimite koostoimega? Ka ravimite koostoime on ravimiviga ja see on arstidel üks suuremaid peavalusid, et kui me õpikut kirjutasime, siis ma konsulteerisin mõne arstiga ja nad ütlevad, et teatud inimestel sa annad ühe ravimi, annad teise ravimi, kolmanda ravimi annad selleks, et nende ravimitest tekkinud kõrvalmõjusid kõrvaldada ja ühel hetkel tekib see küsimus ja kaalutluskoht, et kas jätta inimesele ravimid üldse välja kirjutamata, muidu ta peab jutumärkides 10 ravimit võtma ja kuidas see kõik halvasti kokku mõjub. Et jälle, see ei ole õiguslik küsimus, see on professionaali poolne riskide kaardistamise ja hindamise küsimus ja arst peab suutma seda öelda, et võib-olla tõesti ei tohigi mingitest olukordades neid ravimeid nii koos võtta ja peabki üleüldse ravimite manustamisest loobuma, aga see on meditsiiniline otsus, selle peavad meditsiinispetsialistid ütlema, et see niimoodi on. Nüüd järgmine suurim valdkond või suur valdkond on diagnoosiviga, ehk siis arst kas jätab diagnoosi panemata või siis paneb vale diagnoosi, et niisugune hüpoteetilise juhtumina praktikast, mis saab siis, kui arst ei saa aru, et näiteks rauanäitajate alla kukkumine veres, et selle põhjus ei ole mitte taimetoitlus, mis inimesel oli, vaid on vähk, mis on väga tihti rauanäitajate alla viimise küsimus. Ja mis siis juhtub nüüd, kui arst ütleb, et näed, sa oled taimetoitlane, selle tõttu su rauanäitajad on all ja nüüd hilisemalt selgub, et ei, see oli tegelikult vähi algnäitajad ja nüüd inimene seetõttu siis kannatab või sureb, et see on niisugune hea näide diagnoosi vea kohta. Et diagnoosi viga võib kahju kaasa tuua, ta ei pruugi alati, et see oleneb, eks ju, oleneb täiesti siis konkreetsest juhtumist. Nüüd täiesti, kus Eestis õiguspraktika puutub, et kuidas suhtuda tulevikumeditsiini. Et ka tänasel hetkel on ju teatud tulevikumeditsiini uuringud kättesaadavad, mis võimaldaksid tegelikkuses tuvastada rohkem kui tavapäraste meetoditega. Et kuidas suhtuda näiteks geneetilistest infost mõjutatud raviotsustustesse nii neuroloogias, psühhiaatrias ja nii edasi. Need ei ole laialdaselt kasutusel olevad uuringud ja arstid ei pruugi neid teada, osasid neid ka Tervisekassa rahastab. Et hetkel ma selles osas nagu ei oska head vastust öelda, et tõenäoliselt ega ka siin tuleb öelda selliselt, et kas keskmine samal alal tegutsev arst oleks seda tulevikumeditsiini kasutanud ja kas see tulevikumeditsiin on piisavalt kättesaadav ja tasuta. Et siin on ka üks näide diagnoosi veast ja kohtu praktikast, et diagnoosi veaga on ka Eestis kohtulahendeid üksjagu, et ma seda kaasust ennast otseselt ette ei hakka teile lugema, et hea kuulaja ja vaataja saab kiiresti selle slaidi ise üle käia, aga lihtsustatult diagnoosi viga on siis see, kui arst kas ise ei saa aru, paneb vale diagnoosi, paneb laboriandmetel tuginedes vale diagnoosi ja see siis viib kahjuni või teoorias võib ka mitte viia kahjuni. Nüüd suur oluline koht on organisatoorsete kohustuste rikkumine ja siin on uue seadusega meil väike error, ehk siis uus seadus ei kata kõiki organisatoorseid kohustuste rikkumist. Et hea näide on Ameerika filmid, kui me vaatame, et seal patsient sõidutatakse põhimõtteliselt ratastoolis haiglast välja, eks ju. Et ehk siis organisatoorsed kohustused on natukene laiem, et hästi lihtsustatult järgmine kaasus, millest ma natuke kiiremalt lähen üle, on see, et sünnitusmajas pärast keisrilõiget pannakse
laps emale rinna peale, ema on arusaadavalt ju pärast keisrilõiget ju tegelikult rohtude mõju all, ema magab lapse ära, lämmatab lapse ära, selle põhjus on see, et liiga vähe töötajaid olid, kes oleks siis õdesid, kes oleks vaadanud siis patsientide sünnitajate järgi, et ehk siis seal ju otseselt arst midagi ei tee või medõde, vaid selleks on see, et ei olnud piisavalt järelevalvet korraldatud. Tegelikult on ka see libeda põranda juhtum või patsientide vahetusse minemine operatsioonil organisatoorsete kohustuste rikkumine. Ja selle seadusega ei ole kaetud need organisatoorsete kohustuste rikkumine, mis ei ole otseselt seotud siis raviteenuse osutamisega, ehk siis näiteks operatsiooniga, et see libedal põrandal kukkumine ei ole see näide. Et siin ongi nüüd see kaasus, millest ma just hetk tagasi rääkisin, et kus on meil, see on küll tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonist, et tulevikus selliseid kaasuseid hüvitab siis kindlustus. Nüüd kuulajalt on veel küsimus, et mis saab siis, kui patsient ei ole rahul proteesi välimusega. See on tegelikult esteetika küsimus ja esteetilises kirurgias ja ilukirurgias on tegelikult, siin on küll proteesi puhul võivad kambaproteesid olla, aga kõik, mis puudutab esteetikat, siis esteetika ei ole ju tegelikkuses see, mis on arstiteenuse osa. Et jah, see võib olla reklaami küsimus, et teenus ei vasta reklaamile. Et meil on olemas kohtulahend, kus naisterahvas, ma kasutan täpselt kohtulahendi sõnastust. Naisterahvas tahtis prinke rindu, rinnad pärast suurendamist ei olnud pringid, eks ju. Et eks siis ega arst, nagu ma ennem ütlesin, ei saa tagada tulemust, arst ei tohi vigu teha, et jah, kui ta rinnaoperatsioonil mingi põletikud asjad tekivad, see on teine küsimus ja see on välditav, aga esteetika küsimus ei ole see ja kindlasti kindlustuse alla ei lähe esteetikaga seotud küsimused. Et siin on, küsija on öelnud, et on raha tagastatud, eks see on vaidluse seisukohalt, ma juristina ütleksin, et on väga mõistlikult käitutud, aga see ei ole mitte raviviga selles mõttes, et protees oleks hõõrunud ja tekitanud vigastusi, vaid probleem on see, et protees välimusega ei meeldinud. Nüüd järgmine kiiresti lõpupoole üritades jõuda probleem on infektsioon ehk nakkus, ja tegemist on siis nakkusliku seisundiga ja infektsioonid võivad olla nii välditavad kui mitte välditavad. Ja infektsioonide puhul meil tuleb eristada väga palju erinevaid olukordasid, et patsiendilt patsiendile, haiglalt patsiendile ja nii edasi. Ja siin on veel ka küsimus selles, et kuhu maani saab esitada haiglale nagu nõudeid, et ta infektsioone väldiks, et arusaadavalt, mida suuremad kulud, seda rohkem saab tegelikult infektsioone siis vältida, aga üldreegel peaks olema see, et keskmisel Euroopa Liidu tasemel tuleks saavutada seda, et infektsioonid ei tekiks, eks ju, et meil on tegelikult ka ajakirjandusest käinud nii mõnedki negatiivsed näited infektsioonide läbi. Ja siis tervishoiuteenuse osutaja vastutus kasutatavate seadmete vigade eest, et tegemist võib olla siis diagnoosiveani viiva kaasusega, nagu ma rääkisin, eks ju, et laboriseade oli valesti seadistatud või see võib ka viia raviveani, ehk siis operatsioonil kasutatav seade tekitab patsiendile mingisuguse kahju. Et nende asjade eest kõik arstid vastutavad. Jah, teoorias võib olla, et arstid saavad nõudeid edasi esitada, aga see ei puuduta nagu kindlustuskaitse küsimust. Olav-Jüri, ma korra veel segan ja tulen sinna iluvaldkonda tagasi, kuna ma tean, et ka iluvaldkonna teenuse osutajad on meil siin kuulajad, et me oleme kõik ilmselt televiisorist näinud neid natukene
üle süstitud või lõigatud inimesi, kelle nägu on moondunud, et noh, üks asi on see, et ta võib olla moondunud selle tõttu, et neid operatsioone lihtsalt on liiga palju tehtud, aga teine asi on ka see, et alati võib-olla kõik ei õnnestu nii, nagu esialgu oli planeeritud. Ehk siis küsimus on selles, et kui nüüd mingit tüsistust, põletikku ega muud kahju ei teki, aga näiteks ilulõikuse tagajärjel tõesti inimese nägu on moondunud ja noh, see ilmselgelt tekitab talle moraalset kahju, et kas see siis sellisel juhul nagu... Ei, see üldreeglina ei ole. Et ma toon näite enda praktikast, kus patsient käis rasvaimul, üks istmik oli suurem kui teine, aga see on paraku rasvaimu tavaline tagajärg. See ei olnud see, et arst oleks ühelt poolelt natuke rohkem imenud kui teiselt poolelt rasva, vaid küsimus on see, et inimese organism reageerib teistmoodi. Ja esteetika puhul, no arusaadavalt ilukirurgia puhul on inimeste ootused palju suuremad ja seal on tõenäoliselt ka neid nõudeid palju rohkem, sest et inimene läheb enesekindlust otsima, inimene läheb oma välimuse parendamist otsima, aga arst ei saa sellist asja tagada, et üldreeglina see ei ole raviviga, siin võib olla ütleme, et kui ei oleks ju neid muid mittevälditavaid tüsistusi juures, et siin võib teoorias olla küsimus see, et nagu nende prinkide rindade kaasuse puhul, et kas reklaam vastab tulemusele ja see on nagu hoopis muu küsimus. Ja selle eest ei vastuta kindlasti siis tervishoiuteenuse osutaja sellel alusel ja selle eest ei hakka ka kindlustus kunagi midagi maksma. See ei ole kindlustuse rida päris kindlasti kohe mitte. Aga me teame ka, et seaduses on siis ette nähtud limiit mittevaralise kahju hüvitamiseks, et kas sa tood võib-olla paar näidet, et mis siis on see nii-öelda mittevaraline kahju? Väga lihtne küsimus, et kui inimene, näiteks arst, seesamune arst jätab tuvastamata, teeb diagnoosi vea ja seetõttu inimese vähiravi hakkab hiljem pihta ja inimene nüüd kannatab palju rohkem, kui ta oleks kiiresti ravides muidu kannatanud. Või siis on see, et arsti vea tõttu tuleb uus operatsioon teha, et igasugune üleelatav valu ja vaev ei ole veel moraalse kahjunõude aluseks, et selle aluseks on ikkagi see, et seal on diagnoosi või raviviga, arst on välditava vea teinud ja see on tekitanud siis üleelamisi. Et samamoodi tegelikult mittevaraline kahju tekib ka lähedasel, eks ju, kui mu laps või vanem sureb arsti tegevuse tagajärjel, siis ka see on mittevaralise või moraalse kahju nõude aluseks. Et ravijuhenditest ma lühidalt rääkisin, et ma nendest hüppaksin üle. Mis on täna, on see kõige suurem nõuete koht on kõik, mis puudutab hambaid. Et arusaadavalt hambaarste me tõenäoliselt külastame kõige rohkem ja kui me vaatame ka tervishoiu ekspertiisi, kvaliteedi ekspertiisi komisjoni, siis neid kaasuseid on kõige rohkem. Ja siin üks väike kuulaja küsimus veel, et mis juhtub, kui juureravi tehes läheb siis mingisugune ravim särgi peale, ilmselgelt arst vastutab tekkinud kahju eest, et siin pole küsimustki, mis puudutab särgi emotsionaalset väärtust, et see ei ole nagu meditsiiniõiguses on kahju suuruse küsimus, et hüpoteetiliselt võib ka asja kahjustumine tuua mittevaralise kahju nõude kaasa, aga see on niisugused hüpoteetilised olukorrad, et ma ei tahaks sellel pikemalt peatuda. Ja mis on nagu tänane suurim probleem on see, et nii kui on üle 4-kuune tervisekahjustus patsiendil või siis mingist jäsemest ilmajäämine või surm on arstile vastutus, kriminaalvastutus kaasas. Ja tegelikult me teame, et ükski arst ju tegelikult tahtlikult midagi ei tee ja arstidel peab olema julgus ja võime oma teenuseid osutada. Ja seetõttu see tänane olukord, et arstid on kriminaalvastutuse hirmus, ei ole hea. See uus seadus toob leevenduse selles osas, et siin slaidi peal on üks näide kriminaalvastutusest. Ja nüüd lõpetuseks hästi kiirelt, et mis on see tänane olukord mujal maailmas, et USAs öeldakse, et 3% hospitaliseeritud juhtumitest tehakse vigu, millest omakorda 10% viib surmani. Soomes on analoogne süsteem, nagu meil peaks nüüd 1. november jõustuma
ja registreeritakse 9000 juhtumit aastas. See ei tähenda, et 9000 hüvitatakse, tegelikult hüvitatakse minu teada seal oluliselt alla 50%. Inimestel on suurem ootus, nõudeid esitatakse rohkem, aga tegelikult neid põhjendatud nõudeid on oluliselt vähem. Eestis, kui me vaatame kvaliteedi ekspertkomisjoni tulemusi, siis alla 200 juhtumi on aastas. Ja nüüd, kui me võrdleme nagu rahvaarvuga, siis tegelikkuses, mida me näeme, on, et võrreldes Soomega, ei saa väita, et Eesti arstid on Soome arstidest peajagu üle, eriti kuna paljud arstid töötavad ka Soomes, eks ju. Meil on hästi palju peitvigasid, eks ju, et siin on nüüd slaidil näha statistikat ja kui me võrdleme Soome ja Eesti rahvaarvu, siis tegelikult meil peaks olema umbes 2000 nõuet, millest pooled umbes ei peaks olema. Niisugused põhjendatud pooled võiksid olla põhjendatud. Ja miks see olukord täna selline on selline, et finantsiline pool, proovi sa suure haiglaga võidelda. Infomonopol, arst teab kõike, mina ei tea midagi. Arstid on täna suunatud ringkäendus kostub koledasti, aga kindlasti mitte avameelselt rääkima, sest et see toob vastutuse kaasa nii tsiviilõigusliku, karistusõiguslikult. Ja ega Eesti inimest ei saa ka selles mõttes alahinnata, et ma olen maainimene, mul on üks perearst, ma pean arsti juures uuesti käima või ka linnas tegelikult, et see olukord on, miks meil seda uut seadust on vaja. Ja kui me vaatame arsti vaates, siis arst vastutab oma tööandjaga solidaarselt, arstil on karistusõiguslik hirm ja minu jaoks on see kõige olulisem, ma loodan, et ka arstid jaoks, et arstid ei õpi üksteise vigadest, sest nad ei räägi üksteisega ja see on ju tegelikult õppimise alus. Et seetõttu see uus seadus minu arvates on väga kiiduväärt. See peaks need probleemid lahendama. Ja nüüd lõpetuseks üks kuulaja küsimus, et kui kerge või milline kindlustusselts valida, kui kerge raske on valikut muuta, siis tegemist on kohustusliku kindlustusega, mis tähendab seda, et kõikidele kindlustusseltsidele kehtib üks ja sama põhimõte, kuidas kahjusid hüvitada. Ja ma pean ausalt ütlema, et kui minule kliendid küsivad kohustuslike kindlustuste kohta, siis ma ütlen alati, et osta hinda, sest et tegelikkuses teenus, mida sa pead saama, peaks kõikidel seltsidel olema ühesugune. Et liikluskindlustus näitena, et tegelikult süsteem toimib ju väga hästi isegi, kaebuseid ja kohtuvaidlusi on väga marginaalselt ja mina ei näe, loomulikult võib valida ka muudel kriteeriumite alusel ja kindlustusseltsi muutmise küsimus on see, et jah, lepingu kestvuse ajal ei saa seda muuta või saab poolte kokkuleppel, et tuleb siis uuel perioodil uus kindlustusandja valida, kui mingisugusel põhjusel ei sobinud. Et see oli lühidalt minu poolt kõik, eks ju, mida see seadus peaks katma. Et aitäh praegu. Ma omalt poolt võib-olla veel lisan juurde selle sama küsimuse jätkuks, et siin sellel küsimusel oli ka teine pool, et kas siis peaks ostma otse seltsist või kasutama maaklerteenust. Et eks see on iga inimese enda valida, et võib-olla mis siinkohal välja tooks, on lihtsalt erinevus nende kahe ettevõtte vahel selles mõttes, et mis olukorras siis klient nagu nende ettevõtetega suhtes on. Ehk siis kui klient ostab oma kindlustuslepingu maakleri vahendusel, siis maakler on kliendi esindaja. Ehk siis kui kliendil tekivad probleemid, siis ta saab kaasata sinna kindlustusmaakleri, kes siis aitab nagu kliendi seisukohalt neid probleeme lahendada. Ma isegi täpsustan või täiendaksin, et sisuliselt on kindlustusmaakler ju kliendi advokaat, jutumärkides küll, mitte advokaat õiguslikus mõttes, aga kes peab kliendi eest, maakleri tegevus ei tohi lõppeda ainult vahendustasu saamisega lepingu müümisel, maakler peab ka aitama, kui on jamad käes. Miks mulle maaklerturg meeldib, on see, et ei mina jõua erinevaid seltse läbi käia, erinevaid pakkumisi kokku koguda. Ma saan ühest kohast võrdlevad pakkumised, keegi professionaal ütleb mulle, mul on nii lihtsam. Aitäh! Mina lähen siis siit omalt poolt edasi rohkem selliste kindlustusteemadega ja räägin siis patsiendikindlustuse senisest praktikast nii palju, kui seda olnud on praegu meil ja hetke siis turuseisust. Et jätkuvalt tuleb ikkagi küsimusi selle kohta, et kes peavad kindlustama.
et põhimõtteliselt siis kindlustama peavad kõik Eestis tervishoiuteenust osutavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud, kellel on siis tervishoiuteenuse osutamiseks tegevusluba. Ja siin tuli küsimus ka näiteks siin ühelt perearstikeskuse õelt, et kas tema siis isiklikult peab ostma nagu endale eraldi selle kindlustuslepingu, et vastus on ei pea, et kindlustuslepingu ostab ikkagi seesama perearstikeskus, kus pereõde töötab ja see kindlustusleping siis katab ka need võimalikud probleemid, mis siis võib pereõde oma töö käigus tekitada. Nüüd väga oluline on see, et kindlustuskaitse siis peaks hõlmama kõiki tervishoiuteenuseid, mille osas siis teenuse osutajale antud tegevusluba. Et nüüd selle aja jooksul, kus meile on laekunud juba erinevaid avaldusi, me oleme näinud ka seda, et märgitakse ära ainult osa tegevuslubadest, aga tegelikult siis need tegevusload, mida ei märgita, et nende suhtes siis kindlustuskaitse ei kehti. Et pange tähele, et alati siis saaks märgitud kõik väljastatud tegevusload. Nüüd hüvitispiirid, ehk siis mis on need summade ülempiirid, mille ulatuses siis kindlustusandja kahju katab, mis on siis see maksimaalne ülemine piir. Et seda kahjuks ka siis kindlustusvõtja ise valida ei saa, et need ülempiirid tulevad seadusest ja need on siis lepingu kohta on 3 miljonit eurot ja juhtumi kohta, kuna siis aasta jooksul võib juhtumeid olla mitu, et siis juhtumitel on oma alamlimiit, et see on 300 000 eurot, millest siis mittevaraline kahju, millest me natuke rääkisime, on 100 000 eurot. Ja õigustatud isiku kohta on siis see limiit 100 000 ja sealhulgas siis mittevaraline kahju 30 000 eurot. Mina olen siin nüüd küll kindlustusvahendusettevõtte esindaja, aga paar sõna ikkagi räägiks ka võib-olla nendest väljakutsetest, mis on siis meie kindlustusandjatel täna, kui nad valmistuvad patsiendikindlustusega välja tulema. Et eks see üks probleem on, ütleme see, et millele siis tugineda, et mis on see senine praktika. Natukene nüüd Soome poole pealt juba Olavi Jüri rääkis, et see sama Soome näide siis, mida me saab aluseks võtta, siis samamoodi vaktsiinikindlustuse kogemus. Et tegelikult siis vaktsiinikindlustuse kogemuse põhjal võib öelda, et Ravimiamet siis prognoosis varasematele andmetele tuginedes, et taotluste arvuks tuleb circa 100 koroonavaktsiiniga seotud tervisekahju taotlust ja 5 siis teiste vaktsiinidega seotud taotlust aastas. Aga nüüd tuginedes 2022. aasta aruandele, Tervisekassa aruandele, et siis juba esimese 9 kuuga laekus kokku 1154 taotlust, millest siis 755 esitati hinnangu andmiseks Ravimiametile. Ja praegu, kui nüüd saab juba esitada sooviavaldusi selle kohta, et sõlmida patsiendikindlustus, et seal siis ka kindlustusandjad küsivad klientidelt nende varasemat kahjuinfot ja võimalikke nõudeid, mis on hetkel üleval, mis võivad veel siis kahjunõudeks realiseeruda. Ja mure on siis kas nüüd just mure, aga ütleme, et kindlasti selline olukord, mis nõuab ka kindlustusandjalt ressursse, on siis see, et kui seni tegutses Sotsiaalministeeriumi juures tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, siis ekspertkomisjoni poole saab nõuetega pöörduda kuni 31. oktoobrini käesoleval aastal ja hetkest siis, kui jõustub patsiendikindlustus, siis tegelikult neid kahjujuhtumeid peavad hakkama siis lahendama kindlustusseltsid ise, mis siis tähendab seda, et nad peavad ka oma meeskonda täiendama ja vastavaid eksperte kaasama. Ja see kõik siis avaldab loomulikult mõju kindlustusmaksete kujundamisele. Ja millest siis makse sõltub? Mina jällegi ei ole võib-olla kõige õigem inimene siin seda detailselt lahkama, aga kindlasti on olemas siis teadmine, mis on kujunenud siis senise praktika põhjal ja ka rääkides kindlustusandjatega, et üks suur mõjutaja on tegevusala, siis töötajate arv, see käive, eks ju, mis on nagu natuke seotud ka töötajate arvuga, kindlasti siis ka oma vastutus ja senine kahjuinfo.
Oma vastutusest võib-olla ka natukene selles mõttes lähemalt, et me oleme nüüd näinud nendel avaldustel, et tervishoiuteenuse osutajad proovivad siis küsida pakkumisi, tundub, et minimaalse võimaliku omavastutusega, et väga palju siis küsitakse omavastutust 300 eurot. Et meiepoolne soovitus on kindlasti valida kõrgem omavastutus, et võib-olla see 1000 eurot oleks nagu soovituslik minimaalne, et see vähendab kindlustusmakset ja võiks selle peale mõelda, aga kindlasti siis omavastutust valides peaks nagu arvestama sellega, et millised on siis ettevõtte enda võimalikud vahendid, millest siis see omavastutuse osa hiljem katta, et lähtuma peaks kindlasti siis sellest. Sellel slaidil on nüüd toodud mõned näited maksetest, et toonitan üle, et need on indikatiivsed maksed, võetud siis senistest pakkumistest, mida me oleme saanud. Kindlasti ei saa arvestada, et näiteks kui ma tegelen füsioteraapiaga ja mul on 2 töötajat, et siis minu makse on 1500 eurot. Ei, et need on nagu natuke meelevaldselt välja nopitud ligikaudsed näited, lihtsalt selleks, et anda mingisugune indikatsioon, mis suurusjärkudest me üldse nagu räägime, et te teaksite siis natukene ette arvestada. Et siin need numbrid ees on nüüd maksed ja sulgudes olevad numbrid on siis ettevõtte töötajate arv. Loomulikult mõjutab oma vastutus seda makset, et nende näidete puhul on siis need oma vastutused üsna sarnased. Ja peaks ütlema, et pigem siis väikesed. Ja milliseid juhtumeid on vaja registreerida, et sellest Olavi Jüri rääkis pikalt. Omalt poolt siis ma toonitaksin juurde seda, et patsiendi kindlustus hakkab kehtima siis ainult neile ravimijuhtumitele, mis leiavad aset peale seaduse käivitumist. Ehk siis praeguse seisuga 1. novembrist 2024. Et need juhtumid, mis on toimunud varem, et neid siis patsiendi kindlustus ei kata. Ma veel täpsustaksin oma poolt, et inimestele tekiks segadust, et me räägime, et see sündmus, mis toob kahju kaasa, peab toimuma pärast. Me ei räägi kahjust, et võib olla olukord, kus tegelikult arst tegi vea selle aasta alguses, kahju tekib 1. detsembril. See ei kuulu uue seaduse alla. Uue seaduse alla kuulub see, kui arst tegi vale teo pärast 1. novembrit. Just. Nii, ja kuidas siis ja kus kohas patsient siis saab oma kahjunõude registreerida ja kahjunõude esitada, et patsient siis peaks pöörduma otse kindlustusandja poole 4 nädala jooksul. Jätkuvalt on õigus pöörduda ka tervishoiuteenuse osutaja enda poole, aga sellisel juhul siis tuleb tähele panna, et tervishoiuteenuse osutaja peab siis esimesel võimalusel, ehk siis põhimõtteliselt kohe teavitama sellest nõudest ja sellest juhtumist siis ka kindlustusandjat. Ja kindlustusandja siis peab hinnangu juhtumile andma 180 päeva jooksul ja teavitama siis tulemusest patsienti. Kui nüüd tulemus on selline, et juhtum kvalifitseerub kindlustusjuhtumiks, et siis kindlustusandja asub kahju hüvitama, aga kui nüüd patsient ei ole kindlustusandja otsusega rahul, siis on tal õigus pöörduda lepituskomisjoni poole, kes siis annab oma hinnangu 4 kuu jooksul. Ja lepituskomisjoni otsus tuleb täita 30 päeva jooksul. Tahad sa, Olavi Jüri, siin midagi veel täpsustada? Mina pean ütlema, et see lepituskomisjoni idee on väga hea. Tänane lepituskomisjon töötab väga ilusasti, et kui ka tekib kuskil tõrge, siis kindlasti ei tasu kohtusse tormata, vaid lepitusmenetlused on tegelikult kindlustusvaidlusteks väga hea lahenduskoht. Nii, ja nüüd siis lõpetuseks räägime natuke ka sellest, mis hetkel kindlustusturul toimub. Et nii nagu ma meie veebiseminari alguses ütlesin, et olukord on veidi muutunud võrreldes sellega, mis oli siis, kui me seda tänast üritust ette valmistasime. Et me olime siis seni teadmisel, et meil on sellel sügisel siis patsiendi kindlustust pakkuma tulemas 2 kindlustusandjat, kellelt siis ühelt olime me saanud juba ametlikke pakkumisi ning teiselt siis nii-öelda indikatiivseid pakkumisi, mis kuulusid veel ülevaatamisele.
aga selle nädala alguses nüüd selguse jõudis siis meieni teadmine, et üks nendest kindlustusandjatest siis nõukogu otsuse tulemusena kindlustusturule patsiendikindlustust pakkuma ei tule. Ja see nüüd muudab hetkeolukorda, et on nüüd üleval siis küsimus, et mis saab edasi, et kas siis pakkuma jääb ainult üks kindlustusandja või ka see üks kindlustusandja loobub pakkumisest. Et me pöördusime siis selles osas ka tegelikult Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juhi Heli Paluste poole ja küsisime siis temapoolset kommentaari ja ta andis siis teada, et Riigikogu Sotsiaalkomisjoni, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi on siis tekkinud olukorrast informeeritud ja tänasel päeval arutavad siis Eesti Kindlustusseltside Liit, Sotsiaalministeerium ja Rahandusministeerium võimalikke lahendusi ja seda, et kuidas siis seaduse jõustamisega edasi minna. Et Olavi Jüri, et annaks nüüd korra veel sõnajärje sulle, et kas sa kommenteeriksid omalt poolt ka seda tekkinud olukorda? Ega ma ei oska selles mõttes sisuliselt midagi kommenteerida, et jah, olen ka kuulnud, et üks kindlustusseltsidest loobus ja hetkel on või oli laua peal ainult üks pakkuja, et eks aeg näitab, mis saab, eks ju, et kui lauale jääb üks pakkuja, siis see süsteem saab töötada, et loomulikult konkurents oleks parem. Kui peaks juhtuma hüpoteetiline juhtum, et turul ei ole ühtegi pakkujat, ega siis on riigi küsimus otsustusteks, et kas seaduse jõustumist tõenäoliselt edasi lükata. Ja ma ei näeks ka seda nii traagiliselt, et kui me vaatame ajaloost tagasi, siis liikluskindlustus, mis meil on täna väga kõigile lihtne ja arusaadav ja üldlevinud, 1993. aastal samamoodi lükkus edasi. Et eks niisuguste uute innovatiivsete ja keeruliste kindlustusliikide puhul väikesed karid võivadki tekkida, see ei ole maailma lõpp, küll riigiametnikud leiavad sellele lahenduse. Aitäh! Et ma siis veel Olavi Jüri jutu valguses ka kindlasti kutsun üles esitama kindlustustaotlusi, et seda saab siis teha meie lehel väga mugavalt www.patsiendikindlustus.ee, et seal on üleval selline küsimustik, mida te saate täita, mille alusel siis saab küsida kindlustuspakkumist, et isegi kui hetkel nüüd praegu pakkumiste väljastamine on hetkeks peatunud, et siis kindlasti ei soovita seda jätta viimaseks minutiks, et see töö kuhjuks ja tekitaks siis ressursiprobleemi kõigile, et kindlasti siis täitke neid avaldusi. Ja ISI on nüüd siin patsiendikindlustuse valguses võtnud endale missiooniks olla see koht, kus siis teenuse osutajad ja patsiendid ja kõik teised huvitatud osapooled siis saavad ennast kursis hoida sellega, mis meil toimumas on patsiendikindlustuse turul. Nii et kindlasti siis vaadake infot www.patsiendikindlustus.ee. Et meil oli siin veel küsimusi, mis kõik me tänasel veebiseminaril vastata ei jõudnud kahjuks, et need vastused me siis anname ka seal samas patsiendikindlustuse blogis. Aga et suur aitäh, et siis olite täna meiega ja suur aitäh Olavi Jüri Luigele. Tänud ka minu poolt. Ja kohtume siis juba järgmistel kordadel ja siis on kindlasti juba uued teadmised ja uus info. Et aitäh!